Oleme ausad, et siin on ikkagi mingi kaalupiirangud, et me oleme Viljandis, meile üks televaataja saatis kirja vihje, sest kui te kunagi Viljandisse satute, siis Viljandi Selveri taga, seal, kus on loomakliinik, et seal on väga korralikud masinad. Ja siis oli mulle selline väikse pildiga teinud ja tead, ma ütlen praegu sõbrad niimoodi, et see kummilõhn, see on selline spetsiifiline, selline mõnus lõhn. Et see visuaalne pilt praegu, mida ma näen, on väga palju lubav. Me just tulime, nii et ma ei ole tegelikult mitte ühtegi masinat ise proovinud, aga ma tahan seda teha, ma tahan proovida ja ma ei teagi, alustame äkki siit samast, võtame siit poolt, tank tuleb kuidagi, kust poolt see valgustab sealt poolt. Ja ära sa räägi, piitsamasin, piitsepsi masin. Nii, seisad siia, tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Näed, kus piitsepsi poiss kasvab. Piitsepsi poiss saab eluvaimu sisse, sooned paisuvad. Sa tunned, kui elu pulbitseb, kõik see hommikune puder, see on jõudnud sinna eesmärgini. See nüüd on nagu piitsepsi pink, aga kui me siin oleme, no piitsepsi saame punni, aga äkki me saame mingisuguseid asju veel teha. Ma eeldan, et siin on võimalik teha ka iseenesest põhimõtteliselt oleks võimalik teha selga. Siin on nüüd see osa, kus ma proovin jõutõmbet ka ära. Opa ja tagasi. Opa ja tagasi. Nii, mida siin oleks vaja? Kui ma siin ise elaksin, siis sellise klotsi paku, selle paneks siia. Ja siis ma saaksin teha viisakalt selliseid korralikke jõutõmbeid ja saaksin teha ka seljatõmbeid. Ma võin eksida, võib-olla on siin mõni seljamasin olemas, tõenäoliselt ongi, aga see on ka üks alternatiivne variant. Vaatame järgmise harjutus. Oi, siin on võimsalt. Ma vaatan korra, kuidas need raskused siia on pandud. Aha, raskused saab siia panna põhimõtteliselt 20 kilo ja siia veel otsa niimoodi 27 pluss konstruktsioon. Ja mis ta meil näitab? Ülevedu või siiski triitseps on märgitud, triitseps. No nii. Oi, ma olen nagu laps kommipoes. Nii. Ja tegelikult iga masina puhul on siis see moment, et kui sa sõidad mingi uue autoga, ütleme nii, et sa oled terve elu sõitnud näiteks Bemariga ja siis keegi pakub sulle võimalust Hondaga sõita, siis sul läheb ikkagi natukene aega, et selle autoga harjuda, siis masinatega on sama. Ja lähevad käed sirgeks, küünanukki hoiad võimalikult paigal. Aga ma vaatan korraks, kui ma küünanukid paigal hoian, siis põhimõtteliselt saab ka teha ära üleveo. Ehk siis see on see rinna ja selja venitus. See sügavus jääb võib-olla natukene tagasihoidlikuks, aga siiski see võimalus on sul antud, et siit vist midagi reguleerida ei saa. Ma ei tea, mis asi see on. Mis asi see siin nagu on? Et sellel võiks ka mingi funktsioon olla, aga ma praegu jään. Võib-olla, ta on õige, ta takistab seda liikumist. Aga vaata, ega samamoodi see on nagu aus värk, et me ei tule siia mingi tohutult mingi ettevalmistatud programmiga. Et me õpime ja avastame seda väikest maailma koos teiega. Ja see siia on märgitud, ma ei tea, ma arvan, et see on surumine, aga milline surumine nüüd täpselt? Õlg, pigem õlg, jaa. Pigem õlg ja pigem siis siit. Ülesse ja alla. Ja õlg töötab suurepäraselt. Ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et see on üks paremaid õlaharjutusi erinevates välijõusaalides, mida ma teinud. Väga hästi tunned, õlg ilusti paisub, et midagi halba ei ole öelda. See on nüüd laiem. Siin on siis võib-olla natukene tuleb rinna ülaosa ka, siis see on selline tunnetuse küsimus ja siin on kindlasti õlg töötab. Ülesse ja alla. Sa oled istudes, isoleerid jalad ära. Ma arvan, et päris paljud on näinud saalides, mingid vennad teevad mingid selliseid asju. Käsi on suht paigal ja siis tegelikult teevad rohkem kükke. Siin on sul jalad isoleeritud, sa töötad ainult õlaga. Ei, ma ei hakka isegi proovima mingeid õlatõmbeid, mingeid asju. See jääb natuke liiga laiaks.
ja vot see on nüüd see, millest ma enne rääkisin. Seljatõmbed, siin on keegi pannud peale 100 kilo. Noh, iseasi, kas see nüüd on üks ühele 100 kiloga võrreldav, see koormus. Ma võtan kõige ennem, teen selle. Ja üles. Ja üles. Põhimõtteliselt võiks öelda küll, et see on 100 kilo. Kuna ma olen külm, ma ei ole, ja päike paistab, ilm on ilus, kõik on nagu tore. Ma räägin teile nii kaua, kui ma siin sätin ühe loo Georg Lurichist. Teatavasti oli tegemist siis maailma absoluutselt parima maadlejaga. Ta ei olnud väga suur mees, umbes minu mõõtu. Pikkus oli sama, kaal oli suht sama, 90 kanti seal. Isegi biitsepsi ümbermõõt oli suht sama olnud. Ja selle venal oli Tartus, oli kuskil kõrtsis oli mingid tudengid, ütles, oh, näe Luuri, annaks peksa kolmekesi. Seal olen mina, kõige kõvem mees sa ei tea. Kiiresti ma löön. Mees sa ei tea. Kui kiiresti ma löön. Luurist tõusis kohe püsti ja läks sealt välja. Aga asja mõte ei olnud see, et ta neid vendasid ei oleks nagu heitnud ja seal loopinud, vaid tema ei tahtnud oma profikarjääriga riskida mingisuguste väikeste, mingisuguste mutukatega, kuskil vigastada ennast. Samamoodi, et ma ei pea midagi tõestama, et ma siin 200 kilo teen kuhugi poole liigutan. See ei ole täna üldse eesmärk. Küll aga seljatõmbed. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Väga hästi töötab, väga hästi töötab. Raskust on siin oma jagu, ma tahaks näha, kes selline 200 kiloga seljatõmbeid teeb. Et seal peab muidugi korralik selline hommikupuder sees olema, et midagi sellist teha ja eriti sellise palava päevaga. Lamades surumise pink. Vaata, see on nüüd see osa, kus ma vaatan korra niipidi. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Ja ma pean tunnistama, et mulle meeldib selle peal teha isegi seljatõmbeid paremini, kui siin see kõrvalse spetsiaalse seljatõmbemasina peal. See on kuidagi töötab paremini. Keegi mingi õli kasutanud. Käsikud on õlised. Samamoodi on ju võimalik siin ka teha, sa paned see kergema raskuse peale, jõutõmbeid. Et siin kõrval näiteks teine vana paneb sinna mingi 200 teeb jõutõmbeid, sa võid kergema raskusega, aga ajab ka asja ilusti ära. Kui sul on mingi seljatrauma, suurt raskust ei taha panna, väga sügavalt ei taha teha, siis on see täiesti selline ideaalne lahendus. Nii, ma vaatan korraks. Õlapink oli ju tegelikult olemas, nii et need õlatõmbed võid ju ka proovida, aga vaatame. Oi ja. Vaata, filmides on väga väljas, teed trenni, kõik on nagu jube äge. Siin nagu tunned, et kuidagi nagu päikse käes, et silmasid ära üldse lahti tee. Läheb üles ja all. Et selle õige nurga küünarnukid kehast kaugel eemal. Üles ja all. Siin on veel ühed käsikud, ma ei tea nüüd, mis. No need nii sügavale ei lähe, see on nagu sügavam. Sügavust on siin oma jagu. Et see on võib-olla, ma pakun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et see on Eesti üks sügavamaid lamades surumise pinke. Siin on juba jah, kui sa päris alla välja lased. Teinekord nagu öeldakse, et, et ei tohiks nagu seda raskust alla lasta, aga rinna puhul minu poolt soe soovitus, et mine korraks päris alla ja tagasi üles, just sellepärast, et saaks sellele rinnale maksimaalse venitus. Küünarnukid on siin keha lähedal, ma vaatan, ma proovin selle variandi ka ära, kus küünarnukid on siin. Ja väga hästi, idekas, super. Nii head rinnamasinat ma ei ole tegelikult mitte kuskil näinud. Ja siin on ka siis see, ütleme, see triitsepsi osa töötab päris hästi. Nii et väga hea masin, väga super masin. Siin tegelikult nendest masinatest, mis me oleme siin proovinud, siis nagu kõik on väga head. Ja ainukene nagu väga halb asi on see, et ma ei näe siin ühtegi atleeti. Et võimalik, et kõik on kuskil põõsaste taga, vaatad, Tartust tulevad sellised staarid, atleedid tulevad kohale, et võib-olla ei maksaks. Nii, siit on nüüd õpetusjuhend on ära kadunud. Vaata, siin on nagu see, et okei. Kas nii tõesti või?
ma arvan küll. Siit sa saad selle kõrguse määrata. Tõmme, ainuke miinus on see, et see pink jääb natukene, vaatan, ma proovin niipidi. Ei, ma ei saa niipidi ka teha. Ta jääb natukene, ma tahaks, et see käsi, oot, siin on mingid asjad. Ja jääd üles. Okei, kui ma lähen niipidi, kallutan ülakeha taha, vot, vana hea. Ja siin ma saan seljale väga hea venitus. Saad aru, sõbrad, see masin, nagu praegu suutsid mind nagu lihtsalt, Viljandi inimesed suutsid mind üllatada sellise masinaga. Et ma pean veel natukene vaatama, et siin vist rohkem mingisuguseid funktsioone ei ole, mis tähelepanuta jääb. Selline seljapink. Ainuke miinus on jah see, et ma ise võib-olla teeks isegi nii, et ma tooks mingisuguse madalama, 10 sentimeetrit madalama paku ja paneksin ta siia ja siis ma saan altpoolt, ma saan selga veel rohkem venitada. Küll aga, sõbrad, ma ise küsin, ise vastan, siin on järgmine seljapink, ongi nüüd selline, kus midagi tegemata ei jää. Et ma mõtlengi seda, et vaata, kui ma olin seal selle pingi peal, mingi Viljandi kohalik vaatab seda, lollaga, sa ei tea, seal on kõrval niivõrd hea seljapink. Muidugi ma ei tea, ma jõuan nagu järjest, ega ma ei tee mingit sellist saadet, et ma tulen, õpin kõik pähe. Teeme nii täpselt nagu mina, kes ma olen selline tavaline inimene, on ju, välijõusaalidest võib-olla ei tea nagu mitte halligi, on ju, see on nagu avastamise rõõm, see on nagu uuesti sünd. Ja vaatame üle. Nii. Võt siin ongi see, et ma ei tea, seal on õpetuses on just, kui peaksid jalad siin taga olema, niimoodi. Ja siin on see venitus on päris korralik, alla ja üles, alla ja üles. Tegelikult võtab hästi küll seda selga. Võtab seda selga hästi. Üks miinus on see, et võib-olla see kangi käsikute läbimõtt on liiga suur. Ehk siis kellel on väiksemad sõrmed, siis tal need sõrmed väsivad ennem kui selg. Siin ma soovitan kasutada võimalusel neid konkse, kes on näinud konksudega need käsikud või rihmad. Ja oota, ma lähen nüüd siia poole ka. Vaatame selle laia osa. Ma tunnen, kuidas ma muutun kobraks. Saad aru, ma tulin siia kohale nagu mingi tavaline kohalik Tartumaa paeluss. Kus mul paeluss on? Mis paeluss? Ja nüüd saab must Viljandi kobra. Sõbrad, see on nagu tase oma, et tegelikult venitab päris hästi. Et jällegi väga hea masin. Ja nüüd siis, on siin võimalik teha kükke ja on võimalik teha säärt. Nii, Uno, kõigepealt mõned kükid. Aga selleks, et siia alla minna, vot sellel masinal ongi nüüd see osa, et ma peangi vist siia, täiesti siia saama. Nii, vist. Hästi. Sääre osa. Tõsen üles ja all. Ja see on vist ainukene välijõusaal, kus on eraldi sääre masin olemas. Ma proovin nii ka, et varbad on koos. Sääre väliskülg, sääre sisekülg. Väga hästi töötab, super. Ja vaatan kükid ka üle. Küki puhul. Vaadake. Nii. Hästi. Alla ja ülesse. Väga äge, super äge. Viimase peal ma ütlen, sõbrad, silma võtab märjaks. Ma tunnen, kuidas see jalg, mis mul on täna niigi vatti saanud, saab veel rohkem koormust ja mu jalg läheb ilusaks. Ma proovin väljaastet ka. Ja saab väljaastet ka teha. Teisele jalale ka. Alla ja üles. Nii, ja oota, kuidas ma siit minema saan nüüd? Ma lähen ikkagi alla välja. Vaat see on natuke veider. See on natuke veider, et ma pean nii siia alla minema. Aga siin on veel need käetoed ka. Aga üks asi veel. Õlasurumist saab teha siin. Ja põhimõtteliselt saab biitsepsit ka teha. Läbi valu, aga töö käib tegelikult. Mujal ma vist seda biitsepsi osa väga ei ole näinud. Mind ajameelset. Siin oli ju terve piitsapink. Tuleme ringiga, jõuame tagasi, tuletame meelde. Vead ülesse
ja vead alla. Vead ülesse ja vead alla. Nii. Aplaus. Super. See saate, ma olen lihtsalt keeletu. Meie visade vendade edetabelis on nüüd see Viljandi Selveri tagune saal absoluutne parim saal, kus me oleme siiani nagu olnud kogu Lõuna-Eestis ja miks mitte ka Põhja-Eestis, et väga palju väga ägedaid lahendusi, müts maha nende eest, kes on selle asja siia organiseerinud. Teile kõigile kindel soovitus, Vend Vähk ja Tank on teinud visade vendade sellise korraliku projekti. Jälgige, soovitage, laikige, kommenteerige, igimullid otsaes lihtsalt annavad nagu minna ja meie poolt juba ette sügav kummardus. Kui mul taskurätt oleks, siis ma silmanurgast mõtlen, ma olen nii emotsionaalne poiss. Lihtsalt pisar tuleb silmanurk. Aga meie siin tõmbame praegu otsad kokku 2 Viljandi jõusaali oleme täna üle vaadanud. No see on absoluutne Eesti tipp. Absoluutne tipp, kindel soovitus, kes satub Viljandisse. Tulge Selveri taha, otsige see saal ülesse. Siin tõmbame otsad kokku ja järgmiste kohtumisteni.